Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Tere tulemast vaatama saadet Otse uudistemajast. Mina olen saatejuht Anvar Samost ning koos minuga on siin uudistemaja stuudios täna Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets. Tere! Ja miks Rail Baltic tänase saate teemaks on, see on üsna loogiline. Viimase nädala paari jooksul on tulnud Rail Balticu projekti kohta päris palju konkreetseid uudiseid. Viimane neist võib olla ajaliselt lausa eilsest õhtust, kui Läti valitsuskabinet kinnisel istungil arutas Läti Rail Balticu osa kallinemist, finantseerimist ja ka selle projekti ulatust ja otsustas, et Läti riik läheb Rail Balticu rahastamisega edasi, kuigi hind on tõusnud 1,8 miljardilt eurolt 3,7 miljardile eurole ja sinna 3,7 miljardi sisse Läti valitsus, ma saan aru, otsustaks ka seda, et mahutatakse Rail Balticu põhitrassilt, mis ei lähe Riia linnast läbi, Riia linna siis suunduv kõrvalharu. Kas see on teie vaates nagu hea uudis? Oleks keeruline midagi muud ka oodata ühelt valitsuselt. Selles vaates loomulikult hea, et mida ka varem on öeldud, Rail Baltica tuleb valmis teha tema kogu funktsionaalsuses ja seda siis parasjagu ka, ma saan aru, et seal kinnisel istungil öeldi. No aga praegu te ütlesite seda umbes niimoodi, nagu valitsus oleks nagu, kuidas öelda, fakti ees, et midagi pole teha, et mis siis, et kallinemine on kahekordne, isegi Läti puhul rohkem kui kahekordne, ehitada tuleb ja valitsus on põhimõtteliselt siis Läti näitel käitunud pigem nagu kummitemplina. Sugugi mitte. Mina vaatan seda inseneeria tasemel sellisena, et kõik need võtted, kuidas tuua projekti eelarvesse tagasi või vähemasti algsele eelarvele lähemale, on olemas Eestis, on olemas Lätis niiviisi, et sa lõpuks ei pea nagu funktsionaalsuses järeleandmisi tegema. Loomulikult, et sellel hinnatasemel, mis on võrdlemisi sarnane nii Eestis kui Lätis, see 2018 hinnatase, selle hinnatasemel täna niikuinii ei osta enam sellist asja. Mitte üheski eluvaldkonnas, sealhulgas ka meie projektis mitte. Küll aga on neid kohti, kus on võimalik tulla eelarves tagasi, ohjata seda, leida kohti optimeerimiseks. No Eesti puhul viimane uudis oligi see, et kogu projekt läheb oluliselt kallimaks. Huvitaval kombel ka Eesti puhul see viimane avalikkusele teada olnud maksumus oli 1,8 miljardit eurot, sarnaselt lätlastega. Ja uus maksumus, ma saan aru, teie arvestuste kohaselt on praegu 3 miljardit eurot. Et eelmine maksumus on aastast 2018, kui ma ei eksi. Uus on nüüd sellest aastast, vahe on 5 aastat, kallinemine on suurusjärgus 2 korda. Jah, suurusjärk 3 miljardit, see, millega me täna toimetame. Miks ma ütlen suurusjärk, sellepärast, et need stsenaariumid, mida me veel täpsustame, sealhulgas Balti kolleegidega, see töö käib.
Nüüd hinnakäärid, millest ta siis tuleneb, 5 aastat või isegi natukene rohkem aastat on inflatsioon meil olnud märkimisväärne. See on üks väga selge sisend sellesse kasvu. Teine pool on kõik see, mis on siis projekt läinud paremaks. Paremaks selles tähenduses, et on teatud funktsioone tulnud juurde, teatud nõudeid tulnud juurde. Nii et see täiendav osa inflatsioonile siis veel kajastub nendes. On võimalik panna nendesse lahtritesse. On ta siis nagu keskkonnameetmed, on nad mingisugused liikuvusmeetmed täiendavad. Sealt on siis omakorda tulnud täiendav kallinemine. 3 miljardit on ikkagi tegelikult Eesti riigieelarvegagi võrreldes on ju tegelikult hiiglaslik raha, et järgmise aasta Eesti riigieelarve kulud on suurusjärgus 18 miljardit. See on tegelikult ainult 6 korda enam kui siis Rail Balticu maksumus. Sinna sekka mahuvad ka näiteks Eesti järgmise aasta kaitsekulud, mis on umbes samas suurusjärgus. Et kus kohas täiendav raha, kus kohast üldse kogu see raha peaks tulema? Raudtee peaks olema valmis 2030. aastaks, selleks ajaks peaks siis olema see umbes 3 miljardit ära kulutatud, näppude peal arvutades niimoodi 500 miljonit aastas. Et kus see raha tuleb? Kui me täna vaatame seda sama ajaraami, 2030 peab ta valmis olema, siis 2030 sisse mahub 2 Euroopa Liidu finantsperioodi. Ehk siis, et piiriline projekt, nagu on Rail Baltica, on rahastatud ja rahastatakse ka edaspidi siis Euroopa ühendamise rahastust. Ja täna, et plaani on võimalik teha 2030 peale teadmisega, et jätkusuutlik rahastamine tuleb. Ja see teadmine on olemas, selle teadmise pealt seda tööd edasi tehakse. Aga see Euroopa rahastu, kui ma nüüd ei eksi, see vist rahastab neid transpordiprojekte maksimaalselt 85% ulatuses. Ja nii on, et 85-15 suhtega, sõltuvalt siis seal on ka militaarse mobiilsuse finantsallikas, kus on siis suhtarv teine on 50-50, aga et see Euroopa ühendamise rahastu 85-15. Kui riik ei taise rohkem panna. Just, aga ma saan, 85 on maksimum, et võib juhtuda ka, et Euroopa Liidu poolt tuleb seda raha nagu mõnevõrra vähem siiski suhtena. Ja seda võib ka juhtuda. Et ega me täna ka opereerime siin teatud projekti osades osakaaludega, mis on 80-20. Ei ole 85-15, aga on 80-20. Aga kui mingi asi läheb põhimõtteliselt 1,2 miljardi euro võrra kallimaks, siis 85 või ütleme siis 15%, mis on see Eesti riigi minimaalne osalus, see läheb ka omakorda sadu miljoneid kallimaks. Et kas Eesti riigiga, Eesti valitsusega on olnud Rail Baltic Estonial, mis on tegelikult riigi oma, eks ju, on olnud suhtlus sel teemal, et millisest eelarve osast, kuidas, missuguse rahastamismudeliga see täiendav finantseerimine teieni jõuab? Ja sarnaselt nüüd ka Läti kolleegidega detsembrikuus siis ka Rail Baltic Estonia kliimaministeerium siis vaheseisu Eesti valitsusele tutvustasid ja käisime siis neid stsenaariumeid läbi. Ehk siis, et kõigepealt, mis on 2030 vaja saavutada, mis võib tulla hiljem ja siis sama osa, et kuidas tagada jätkusuutlik rahastamine. Ja mis valitsus ütles teile, kus tavaline maksumaksja tahaks teada, kus see raha siis nagu tuleb, et kas valitsus võtab lihtsalt, kirjutab järgmise aasta eelarvesse sarnaselt muudele eelarveridadele mingi kulurea, selle nimi on Rail Balticu rahastus, tinglikult öeldes sinna pannakse näiteks, ma ei tea, 100 miljonit, niimoodi. Ma ei tea täpselt, kuidas see riigieelarve tehniliselt käib. Nüüd võttes siis selle vajamineva täiendava raha mahu ja laotades selle siis aastate peale laiali, selleks, et 2030 oleks kogu projekt valmis, aastates tuleb teha teatud hulga kulu või teatud hulga kilomeetreid. Ja see nüüd omakorda läheb siis ka 27 pluss finantsperioodi. Nüüd on olemas eeldus, iga eeldusega on alati selle nagu tõepõhisuse küsimus, aga on olemas eeldus, et EL jätkab projekti rahastamist ka 27 pluss finantsperioodil.
samas suurusjärgus, nii nagu see on toimumas käesoleval perioodil. Nii et see iseenesest selle suure eelduse või ütleme kindluse annab siis, et jätkusuutlik rahastamine on olemas ja kuidas me nüüd tasandame need vaheaastad ehk siis perioodide vahetumisaastad. Aga kui ma nüüd jällegi peast arvutan, see peaks olema ju Eesti riigieelarve seisukohast vaadates selline umbes 100 miljonit eurot aastas täiendav kulu või investeerimiskulu, et kas valitsus on selle teile ära lubanud, kinnitanud, et see raha tuleb? Valitsus on selle info saanud ja öelnud, et projektiga tuleb jätkata. Põhimõtteliselt see on nüüd valitsuse otsus, kuidas, mis viisil see raha hangitakse ja kuidas see teieni jõuab? Jah, ütleme, et äriühingu vaates, see on sisuliselt omaniku tellimus ja omanik siis ütleb, mis ajaks ja kui palju. Kui ma nüüd vaatan siin nende viimaste nädalate arutelude otsa, mis Rail Balticu teemal on peetud, siis vahepeal oli asi üsna kriitiline just nimelt selle maksumuse seisukohast, eriti mis puudutab Läti osa. Läti valitsus ei olnud seda otsust veel teinud ja räägiti ka sellest, et võimalik, et selleks, et kokku hoida, kõigepealt tehakse seda trassi lihtsamaks, et ei ehitata välja näiteks 2 rööpapaari, aga räägiti ka sellest, et see kõrvalharu sealt Riia ring raudteelt, et see jäetakse esialgu välja ehitamata Riia kesklinna raudteejaama. Nüüd ma saan aru, et Läti valitsus on otsustanud selle haruteega sinna rajada. Linnas ehitamine, nii palju mina aru saan, on kallim kui kuskil metsa vahel või põllu peal ehitamine, kas või juba selle kinnisvara ja muude kõrvalkulude tõttu, mis linnas ju palju tihedamalt koos on. Et kas võib juhtuda kõigepealt see, et see Läti ikkagi projekt ei mahu selle 3,7 miljardi sisse ka ära. Et mina üllatuseks enne saadet sain teada, et tegelikult see Läti Rail Balticu pikkus, vaatamata sellele, et Läti on selline kitsas riba Eesti ja Leedu vahel, et see on suurem kui Eesti Rail Balticu pikkus. Et tegelikult see, et nendel maksab 3,7 miljardit, et see on mingis mõttes nagu loogiline, kuna trassi on ka lihtsalt rohkem. See, et ta maksab 3,7, nii nagu see põhitrassi komplekt siis siin ka varem on meediast läbi käinud, siis on osalt loogiline. Jah, kilomeetrid on rohkem põhitrassil kui Eestis. Kui ma nüüd taandan kilomeetri hinna peale, siis ütleme, et kõik need harjutused, optimeerimise harjutused on veel tegemata. Ja seepärast ka nüüd, et täna täielik teadmine, kas 3,7 sisse mahub lisaks põhitrassile kogu muu Läti, on keeruline välja öelda. Ma lihtsalt ütlen, et see kilomeetri hind on ülehinnatud, mis annab selle ruumi. Jah. Mis annab selle ruumi, et tegelikult mahutab sinna sisse ka vajadusel Riia sõlme elementi. Ma saan, see Riia sõlm on tegelikult lätlaste jaoks ülioluline, et oma Läti tuttavatega rääkides neist tegelikult keegi ei saanud aru, et mis oleks selle trassi mõte, kui ta Riiast läbi ei lähe ja ausalt öeldes ka eestlasena. Et kui ma mõtlen puhtalt tarbija seisukohast, et kui mulle öeldaks nagu siin aastal 2030, et palun, et raudtee on valmis, sõitke, ma ei tea, Kaunasesse, aga Riiast sõidab rong 30 kilomeetri kauguselt mööda umbes, et sealt peate võtma endale takso või ma ei tea, sõitma bussiga, siis ma nüüd ülemäära vaimustuses ei oleks. Et kui realistlik ikka üldse see Riia kesklinna harutee ärajätmine on? Et see ju ei kõla nagu poliitilises vaates, ühiskondlikus vaates kuigi nagu tõenäolisena. Just nimelt, et tegelikult ju Eesti reisijal on samamoodi tarvis sinna punkti jõuda. See on see üks tõmbekeskuseid sellel liinil või üks põhifunktsioonidest. Ja ma täpsustan veel selle üle, et ei ole räägitud mitte Riia ühenduse ära jätmisest, vaid siis tema valmimisest seal mingisugune arv aastaid hiljem, kas on 1 aasta hiljem või 2 aastat hiljem, puhtalt sellel samal põhjusel, et tehniliselt ongi keerukas. Et kui mina vaatan peale insenerina, siis ma ütlen, et tehniliselt on keerukusaste kordades suurem, kui seda teha põllu peal või ütleme, et võrreldes Eesti põhitrassiga, kus me lähme üle põldude. Et see on see peamine põhjus, aga loomulikult reisija vaates peab olema see funktsioon olemas. Kui ma nüüd liidan need numbrid kokku, et 3,7 miljardit ja 3 miljardit, see on juba 7 miljardit eurot. Leedu osa maksab ka ilmselt suurusjärgus sama palju või isegi rohkem. Et me räägime hiiglaslikest numbritest. Omal ajal, kui need tasuvusarvutused tehti, vist esimene seal 2010. aastast eespool ja teine siis 2017. aastal, kui me ei eksi, eks ju, siis tegelikult need olid kordades väiksemad kulud
hinnad olid ka muidugi madalamad tollal. Ja juba siis ma 2017. aasta tegelikult seda, kuidas oli siis tasuvusuuringut lehitsesin, lugesin ja ma mäletan, et sinna oli sisse kirjutatud kõikvõimalikke nii-öelda sotsiaalseid tulusid, sotsiaalne tulukomponent, et umbes palju see keskkonnale kasulik on ja kui palju see, ma ei tea, mingit ühiskondlikku mitte otsest kaudset tulu tekitab, et siis nagu need numbrid tulid kokku. Et ärilises mõttes, kui nagu eraettevõtte, kes ei saa sotsiaalseid tulusid nagu arvestada, oleks seda teinud, ta oleks öelnud juba 2017. aastal, et see projekt ei lenda, et see sinna pandud raha ei tule kunagi tagasi, kui nüüd see asi maksab 2 korda rohkem kui 2017. aastal, et kuidas on see võimalik, et see asi üldse ennast kuidagi majanduslikult ära tasub? See, ma korra selle ütlen esimesena ära, et kui see oleks finantsiliselt tasuv, siis erainvestor olekski selle ammu valmis ehitanud. Väga hea tõdemus. Et see on, ütleme ju, õpikutarkus ja selle üle ju vaidlust ei olegi, et ta finantsiliselt tasuv ei ole ja ei hakkagi kunagi olema. Et nüüd ongi see sama nii-öelda mõõde, mida me siis siin nimetame sotsiaalmajanduslik tasuvus, mida mõõdetakse ajas, mõõdetakse siis eludes ehk siis ohutuses ja mõõdetakse siis keskkonna jalajäljes. Ka muudes aspektides ka, aga lihtsustatult nii-öelda. Ja täna ka uue baaseelarve puhul, investeeringu maksumuse puhul, loomulikult tuleb see üle hinnata siis. Seda tööd tehakse ja küllap me varsti ka siis näeme, kuuleme, et mida need numbrid parasjagu näitavad. Aga see on ikkagi väga suur raha, et lisaks sellele ehitusmaksumusele lisandub ju selle raudtee käitamismaksus. Ülalpidamine, ma ei tea, alates elektrist, mis kulub rongide sõitma panemiseks, lõpetades lumekoristuse ja palkade ja administratiivkulude ja millegi iganes. Ka see tõenäoliselt ulatub aastas sadadesse miljonitesse, on ju nii? Sadadesse mitte, kui me võtame Eesti osa, siis ma julgen siin ikkagi paralleeli tõmmata meie tänase raudteevõrguga. Ta on küll pikem, on ju, aga teistpidi nii-öelda odavam, kuna ohutustase ja kogu see nii-öelda tehnoloogiline platvorm on mõnevõrra nii-öelda teine. Rail Baltica puhul lihtsalt, et lihtsustada, võtame selle sama paralleeli, et palju nii-öelda on siis tänase raudtee kogukulu ja Rail Baltica kogukulu, ütleme suurusjärkude mõttes sama. See on siis 50-60 miljonit eurot aastas. On see, et seda üleval pidada. Nüüd on küsimus, et kes seda siis üleval peab. Kes see klient on, selgelt kaup, on see, mis toob siis raha sisse, mis ei ole sotsiaalmajanduslik, vaid on päris äriline. Siis on reisija, sest reisija maksab loomulikult mingi osa enda taskust, on ju. Ehk siis riik ei doteeri seda nii-öelda kogu ulatuses. Ja siis ongi see nii-öelda, mis on see avalik hüve, ehk siis, et kui palju riik tahab ühistransporti panustada. See on selge, et Eesti riik, nagu ka Läti riik või Leedu riik peab hakkama ka sellele ülalpidamiskulule iga aasta dotatsiooni maksma. See on selge, jah. Aga kui kaua see kestab lõpmatuseni? Kas on mingi hetk tulevikus võiks võib öelda, et see raudteeühendus muutub tasuvaks? Seda, ütleme, et seda ei saa välistada. Seda pidi minnes. Seda ei saa välistada. Seda eesmärgiks pole võetud. Seda eesmärgiks pole võetud, sest me jõuame jälle algpunkti tagasi, et kas nii-öelda avaliku hüve rajab riik või selle rajab erainvestor. Kui nüüd teie koduleheküljele vaadates, ma saan aru, et seal on praegu üleval ka näiteks Tallinna-Riia rongipileti hinnad, et mis on võrreldavad näiteks bussipileti hinnaga, et need küll on mitu aastat tagasi üles pandud, et ja hinnad on siis antud tuleviku vaates, et aastal, ma ei tea, 2030 näiteks. Et kui tõenäoline see on, et ma tegelikult nende hindadega saan ka aastal 2030 Tallinnast Riiga sõita? Täna nende hindadega, mis 2017 seal välja on toodud, selgelt ei sõida. Ei sõida ammugi mitte tulevikus nende hindadega. On teil mingi kalkulatsioon olemas, et kui palju ühe rongi Tallinna-Riia sõit näiteks 2030. aastal maksta võiks? Ma saan seda panna nii-öelda lihtsustamaks jällegi suhtarvudena. Et kui me võtame täna nii-öelda parima teenuse taseme, mida on võimalik sellel liinil pruukida, näiteks bussiühendus, Lux Expressi bussiühendus, väga hea teenus, siis arusaadavalt rong on parem, kiirrong on parem, sest ta on 2 tundi kiirem, natuke rohkem isegi ja teistpidi ta on mugavam, avaram. Nii et ütleme, suhtena siis kas 30-40% pileti hinnale juurde makstes nii-öelda on meil kasutajaid või ei ole. Ütleme, et see on see nii-öelda suhe, millesse... 2030. aastal, kui Lux Express Tallinna-Riia liini teenindab veel,
ja miks ta ei peaks, siis rongipilet hakkab maksma 30–40% rohkem kui Lux Expressi pilet. Sellelt tasemelt võib enam-vähem rehkendada. Ja maksumaksja maksab osa sellest pileti hinnast igale reisijale kaudselt kinni. Ka seda, jah. Ja kui suur see maksumaksja osa võiks seal olla sellisel juhul? Mul on seda praegu keeruline kuidagi peast tuletada. Ta maksab poole pileti hinnast kinni näiteks. Kuidas ta täna meil Elronil on? Rohkem kui poole. Ta maksab vist suurusjärk. 2/3 või 3/4 kinni. Ja, suurusjärk see nüüd sõltub siis, mis mahtu seal parasjagu tellitakse, aga kas valitsusega nagu arutades on olnud ka see jutuks, et tegelikult riigieelarvesse lisandub üks oluline transpordi dotatsioon, mida praegu veel ei ole. Et muidugi ma saan aru, et valitsusel on üsna ükskõik sellest, mis 2031. aastal riigieelarves toimub, aga siiski. Seda mina ei tea, aga kõik on targad inimesed, oomavad neid samu suurusjärke. Nüüd ma saan aru, et järgmine aasta on selles mõttes oluline, et juba praegu tegelikult, kui näiteks sõita mööda Tallinna ringteed autoga, siis on näha, et seal on paar viadukti ehitatud ja seal on toimunud muid selliseid suuri ehitustöid, mis on Rail Balticu osa. Aga ma saan aru, et järgmise aasta kevadest vist hakkab ka tegelikult siit Ülemiste jaamast reaalselt raudteetrassi ehitus siis Riia suunas. Ja nii on, et tegelikult juba see aasta on selles mõttes märgiline, et põhitrassi hanked on läbi viidud. Esimesed 21 kilomeetrit saab siin lepingusse lähinädalatel. Järgmised 50 kilomeetrit avaldame detsembris veel järele jäänud päevade jooksul, mis ütleme, täna lubab arvata, et 1/3 Eesti põhitrassist, Rail Baltica põhitrassist järgmisel aastal on ehitamiseks avatud. Ja see on ühtepidi väga kõnekas fakt, teistpidi annab selle kindluse, et see asi ka päriselt nüüd materialiseerub, et see ei ole enam paberil ainult. No see on päris nagu reaalne ehitustöö, tulevad suured ehitusmasinad, lükkavad selle muldkeha sinna kokku, nii nagu see käib, eks ju, killustik, rööpaid sinna peale nii päevesti panda. Ilusad klantspildid asenduvad mingiks ajaks päris tegevusega, rööpad paneme peale siis, kui on teatud pikkuses lõigud juba valmis, ehk siis see on puhtalt nagu töö efektiivsuse, töö korraldamise küsimus. Aga põhimõtteliselt järgmine aasta on see osa, kus tegelikult võiks öelda, et on maastikul reaalses looduskeskkonnas on olemas juba osa sellest tulevasest Rail Balticu raudteest, et see on teatud mõttes nagu selline tagasi pöördumist mitte võimaldav punkt, et siis on juba reaalselt osa sellest raudteest valmis. 1/3 te ütlesite. Jah, nii on, et 1/3 on lepingutes ja tööd käivad. Aga see nii-öelda muu raudtee osa, et ma saan aru, et see jääb siis sellesse järgmisesse Euroopa Liidu rahastamisperioodi pärast 2027. aastat, et see osa, kus siis juba pannakse reaalselt raudteed meenutavad rööpad, elektriühendused, kõik muu selline raudtee infrastruktuur. Ajakava vaadates siis ta jääb sinna 2027-2029 vahemikku, sõltuvalt siis lõigust, aga siis näeb juba nii-öelda rööpaid. No te olete ise nüüd siin ka täna siin intervjuus öelnud mitu korda, et avaldanud nagu optimismi, et see 3 miljardit on selline maksimummaksumus, et selle ehituse käigus on võimalik kuidagi leida odavamaid lahendusi, et millal see teie selline arvamus põhineb? Me oleme täna juba teatavasti ennaktempos teinud siin üsna suure portfelli täie neid kohtobjekte. Viaduktid, ökoduktid, kõik see tegelikult kandis muu hulgas, ütleme seda nagu õpikõvera siis mõõdet. Ja see täna näitab, et pannes nagu targad insenerid, ehitajad projektivid laua taha, siis seal on ikkagi leidlikkust üksjagu, kuidas lahendusi optimeerida, nii-öelda tulla mõistlikemate lahenduste juurde ilma ohutuses, funktsionaalsuses järeleandmisi, kasutuseas järeleandmisi tegemata. Et see on üks selge nii-öelda, ma ütleks nagu faktiline siis asjaolu või kimp asjaolusid, mis selle tõepärasuse annavad. Ühesõnaga see, kui ma õigesti aru saan, Hispaania päritolu projekteerimisfirma, kes on seda projekti tegemas, või juba valmis teinud, ma isegi ei tea täpselt. Osaliselt valmis, jah. Osaliselt valmis teinud, et tema lahenduse osas olete teie oma ehitajatest partneritega, teil on võimalus olla paindlik, leida selle ehitustehnilise lahenduse suhtes odavamaid või otstarbekamaid võimalusi. Ja täpselt nii. Ja siis on see ka võib-olla odav. Jah, et ma ütlen lihtsustatult, et kogu see nii-öelda normi tehniline baas on ju kantud kellegi nagu empiirilisest kogemusest. Kas ta tuleb Hispaaniast või Saksamaalt või Prantsusmaalt, seal on suur vahe.
ja vastavalt sellele need lahendused siis ka valmivad. Loomulikult seda inseneeriatööd või sisulist nii-öelda vaidlemist tulnuks teha juba seal, kuivõrd selles etapis tehtud, siis teeme täna, aga see on selgelt nagu kokkuhoiukohad, mis sealt paistavad. Iseenesest nagu lihtsalt uudishimulik küsimus, et kui palju Eestis üldse sellist raudteeehituslikku teadmist, inseneritehnilist ehituslikku teadmist üldse on praegu hetkel? Ega me väga palju raudteed ehitanud ei ole? Jah, viimased 150 aastat sellises mastaabis mitte. Küll seda teadmist on siin aastakümnete jooksul akumuleerunud, pluss siis täna Rail Baltica on rahvusvaheline organisatsioon, seal on erinevad nii-öelda võtmekompetentsid ka toodud väljaspoolt sisse, et erinevaid rahvuseid meil töötab, sealhulgas Rail Baltica Eesti osas on UK-st inimesi, Poolast, et see on täiesti tavapärane, ütleme, töörütm täna. Kui te nüüd vaatate seda suur osa teekonnast nagu selle hetkeni, kui siis tõesti kuskil juba see raudteemulki hakkab valmima, on ju selles mõttes käidud, et ajaliselt võiks öelda, et Rail Balticu ettevalmistamine on kestnud siin, ma ei tea, 20 aastat vist või? Et miks ta ikkagi nii kaua on aega võtnud ja miks ta on nii kaua viibinud? Mis on need põhjused, et miks, ma ei tea, meil Rail Baltic siin aastaks 2020 nagu siin vahepeal plaan oli valmis saanud? See juba siin osaliselt ka kõlas, aga ütleme, et ega ei ole liiga palju kogemusi suurprojektide tegemisel või neid nagu liiga palju ette ei satu, et seda õpikõverat oleks tulnud varem läbida. Eks tegelikult ongi see õpikõvera läbimise küsimus. Võtame siin tsüklite kaupa, projekteerimine, viivituses, ma ütlen puhtalt juhtimiskorralduse. Tehniline projekteerimine või selline nagu... Tehniline projekteerimine, jah. Planeerimine pigem. Ütleme, planeerimine, demokraatlikud protsessid võtsid kauem aega. Jällegi, et riik ju lahendas seda läbi maakonna planeeringute, mitte riigi ülese eriplaneeringuga. Seal on juba kaks vahet. Tagantjärgi vaadates oleks olnud lihtsam või? Tagantjärgi vaadates oleks olnud lihtsam. Loomulikult, et ütleme kiirem kindlasti, kas lihtsam, ütleme, et lihtsus selles mõttes on ju suhteline, et sa pead selle nii-öelda muuhulgas ka kohaliku kogukonnaga need läbirääkimised, vaidlused, kõik selle nii-öelda trassi valikute üle ära pidama, et seal ei saa võtta nagu lihtsam või raskem, aga ajaliselt, protseduuriliselt kindlasti minna nii-öelda 3 maakonna planeeringut tegema versus ühte riigi eriplaneeringut on juba nii-öelda puht nagu menetlusaritmeetika mõttes vahe sees. Kui palju meil seda poliitilist viivitust selles ajakulus nagu komponendina sees on? Pigem vähe. Aga riikide vaheline, see tegelikult koordinatsioon, see on puhtalt poliitiline küsimus. See mõõde on kahtlemata olemas, jah, et ütleme, et seda ma ka nimetan juhtimiskorraldus, et see ei ole ainult mitte nagu projekti organisatsiooni enda küsimus, vaid see on kõikide juhtimistasandite küsimus. Neid peaministreid ja majandusministreid ja transpordiministreid, kes on pidanud lätlaste ja leedulastega siin läbi rääkimas käima, neid on nagu, võiks vist öelda, et 10 tänaseks. Ja nii on ja teatud küsimused nii suure projekti puhul tulebki poliitilise tasandil ka otsustada. Nüüd on vist veel üks selline poliitilise tasandi kokkuleppe koht vist selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses 3 Balti liigi vahel vist ka ees või? See puudutab seda sama esimest etappi 2030, mis on päriselt tehtav ja mis tuleb ära tuua. Et peaministrid või transpordiministrid? Peaministrid juba pidid kohtuma, kahjuks jäi ära, ei kohtunud, küllap kohtuvad. Ja siis nad põhimõtteliselt võiksid olla teoreetiliselt ühel meelel selles, et ka selle uue maksumusega sellisel viisil minnakse edasi. Ja põhikoridoriga 2030 valmis tehakse. Küsiks lõpetuseks veel selle sama kogemuse põhjalt, mis Rail Balticu juhtidel on ju Eestis üsna ainulaadne, et kui siin vaadata mingeid muid selliseid suuri avaliku huvi ja suuri investeeringuid ja pikaajalist planeerimise ehitusprotsessi sisaldavaid projekte, ma ei tea, toome näiteks siis tuumajaama rajamise Eestisse, et mida nüüd lahendatakse ka vist riigi eriplaneeringuga, ma saan aru tulevikus, et kui tõenäoliseks selle kogemuse põhjalt teie hindate, et selliseid asju on üldse Eestis võimalik siin lähima 5-10 aasta jooksul teha, et tegelikult ka see vastuseis, mida Rail Baltic on kohanud, see on ikka tegelikult hämmastav olnud. Jah, olles nüüd olnud seal projektis küll episoodiliselt, aga 10+ aastat sees, siis mida aasta edasi, seda keerukamaks suurprojektide elluviimine läheb just nimelt mingisuguse arusaamatu vastasseisu tõttu. Kus see tuleb või kes on see lõppkasusaaja, nagu meile meeldib öelda, ei tea, aga mida aasta edasi, seda keerulisemaks läheb. Kui tõenäoline üldse on, et Eestis, ütleme, Rail Baltic on vist tõesti nii kaugel, et seda siiski ehitatakse. Aga kui tõenäoline, et midagi muud sarnast veel siia on üldse võimalik ehitada, et kas Eesti ühiskondlikud olud võimaldavad näiteks tuumajaama rajamist? Mina ütlen seda, et jällegi erinevate juhtimistasandite otsused, tahte küsimus. Kui poliitiline juhtimistasand tahab, küllap siis juhtub
ja kõik väljakutsed lahendatakse. Selge. Aitäh, Andor Salomets. Mina olen saatejuht Andor Samos. Tuletan teile meelde, et järgmine Ots uudistemajast on eetris juba järgmisel aastal, juba järgmise aasta jaanuari alguses, siis juba uue saatejuhi ja uue külalisega. Seniks kõike head!